Eestlase Saksa auto armastusest ei saa üle ega ümber. Autoportaali kasutatud autode statistika järgi on müügitopis Audi, Volkswagen ja BMW. BMW-dega tehti oktoobris 990 tehingut, Volkswageniga 867 ja Audiga 595. Oktoobri kasutatud autode müügitopis domineeris ülekaalukalt BMW, millest umbes kolmandik oli 5. seeria. Võib-olla on see läheneva talve tõttu, võib-olla hoopis eestlase premium-auto armastuse tõttu. See konkreetne mudel on 4-veoline ning lisaks tavalisele lärmile ja külge ees sõitmisele on võimalik sellega ka edasi liikuda. Eestlase BMW armastus on selge, kus see tuleb. Suured ekraanid, eesnahast istmed, taganahast istmed, palju piano bläkki ja läikivaid pindasid. Minul isiklikult see auto võib-olla ei ole esimene valik, sellepärast et suuremale mehele on ta vähe kitsavõitu. BMW 530 ideaalautos 36 900. Kui ütled, et motomelust nägid, siis võib-olla saab ka natukene kaubelda. Konkreetne auto oma 3.0 puhul ei ole enam sugugi 3-liitrine diisel, vaid hoopis 2-liitrine bensukas ja see on ka muide hübriid ehk siis pistikuga laetav elektrikas. Kui sul on olemas võimalus laadida, siis saad ilmselt oma igapäevasõidud linnalähistel teha väga soodsalt. Oktoobris tehti 7241 sõiduauto omaniku vahetust, mis on 88 auto võrra rohkem kui septembris. Nendest arvudest on näha, et turg on küll väikeses kasvus, aga sellise tempoga kasvades jõuame madalseisust välja umbes 5 aasta pärast. Siinkohal jääb vaid loota, et tegelik kasv järgnevatel kuudel on suurem kui seni. Lisaks tuhandetele teistele sõidukitele vahetas oktoobris omaniku ka üks väga põnev uunikum. 1930. aasta BMW Dixi. BMW Dixi pärineb algselt Saksa autotootja automoobilwerk Eisenach versioonist Briti väikesest linnaautost Austin 7. Pärast seda, kui BMW 1928. aastal ostis Eisenachti firma, sai Dixi mudelist firma esimene auto. BMW Dixi ei olnud luksus ega sportauto, vaid fundamentaalse tähtsusega esimene päris BMW. Nimelt on see masin, millest sai alguse BMW autotööstus. Passat ikka veel esimesel kohal. 34 000 eest on võimalik ideaalautost saada 26 000 sõitnud auto, mis on märkimisväärselt ruumikam, kui seda oli eelmine BMW. Natukene jämedama keha ja pikemate jalgade puhul on Passati istmed oluliselt mugavamad kui BMW sportlikud. Pedaalidki võiks öelda, et on paremas kohas, siin ei pea niimoodi jalga väänama. Aga põhimõtteliselt sama hinna eest või isegi soodsamalt saad veel Passatil 2 aastat garantiid. Tulles tagasi eelmise aasta oktoobri juurde, siis on kasutatud autode turg langenud 57%. Kui vaadata ka aastat 2023, on langus 46%. Eelmise aastaga võrreldes peame aga kindlasti arvestama, et nende numbrite sees on ka turu kasv, mis eelnes automaksu kehtima hakkamisele. 2023. aasta numbrites automaksu mõju aga ei ole. Siit on selgelt näha automaksu mõju tänasele turulangusele. Arusaadavatel põhjustel on top 3. kohal brändide seisukohast Audi, mis ületas rahvaautot Škodat täpselt 1 mudeliga. Kui võrrelda nüüd eelneva 2, siis Audi on igati asjakohane ja olles sõitnud ka ise natukene, saan aru miks. Sellepärast, et Audi on olnud läbi aastate premium-klassi etalon ja konkureerinud väga tihedalt nii BMW kui Mersuga. Ka siin on väga palju piano bläkki, väga palju läikivaid pindu ja ekraane. Ja selle aastavana auto saab ideaalautost niimoodi, et täitsa tasuta tuleb kaasa uue auto lõhn. Kuni 10 aastat vanade autode segmendis me leiame oktoobris liidripositsioonilt Škoda. Kokku tehti 434 tehingut. Teisel kohal on Toyota 355 tehinguga ning 3. BMW 284 tehinguga. Need 3 oli vaid lühike näide oktoobri statistikast. Kui sind huvitab täpsem info, vaata autoportaali.